ja kui ikkagi õigesti teha, siis ta on, ja köögiviljadega üldse, sa võid köögivilja, mõni ütleb, et mulle... Nii, kuhu me siis jõudnud oleme? Me oleme jõudnud Star FM-i otse-eetrisse. Kohe-kohe hakkame rääkima, kuidas meie aju, meie maitsemeeli trikitab ja maitseid siis meile genereerib. Ja näed, siin praegu saade käib. Loetud minutite pärast on Kaja ka seal mikrofoni ees. Ja saatejuhtidega hakkavad siis nalja tegema. Kaja valas meile kohe teed, aga ei öelda, mis teed ta valas. Ja ma tegin kohe teile sellise üllatuse, et nüüd te saate proovida, kõigepealt nuusutage, siis maitske. Ja nüüd ma kuulaks, et mis teed on tegemist. Kas see võib nii ka olla, et inimesed joovad ühte ja sama asja ja maitsevad täitsa erinevalt? Absoluutselt, see ongi nii, sellepärast, et meie meeli, maitsemeeli mõjutab väga palju asju. Ehk tajumised on olulised. Aga nüüd... Aimgi, mis asi see on? Rohi. Muru. Murutee. See on tegemist ühe ürdiga. Ja maitsemeelte... Siin on üks asi või? Siin on üks asi ainult. Üks ürt. Üks kuivatatud ürt. See on suvine. See on suvine. Sest kui oleks mitu, siis ma eestlased palju kasutavad. Et see panid nahku. Ei ole või? Ei. Võdra kanep siis? 1-aastane taim on see. Siis on see... Tule räägi välja, ega meil ei ole siin aru. Ja ma tahtsin öelda, et nüüd tuleb teil veel eriti tuttav, see on basiilik. Seda oleks küll pakkuda. Tead, ma just tahtsin küsida, et kas seda liha peale ka pannakse. Basiiliku peale ei oleks tulnud 7. aastaga ka mitte. Tõesti niimoodi, no kui see on, vaata, see on huvitav psühholoogia, nüüd kui sa ütlesid, mis tõesti? Mõjutab, ehk siis kui mina ütlen sulle mingi asja, sa hakkad seda tundma. Kui sa näed värvi, hakkad sa mõtlema, kui on näiteks punane värv, siis tundub, et see on magus, aga ta ei pruugi olla magus. Kui ta on kollane, siis sa mõtled kohe, et see on hapukas. Et see ongi see meie tajude mäng. Sa andsid meile siis kuivatatud basiilikus tehtud teed, ütle milleks see hea ka on, sest me pole kunagi selle peale tulnud, et basiilikus teed teha. No basiilik kindlasti ta rahustab, siis ta annab väga hea nagu veresuhkrule, ta on üldse nagu kogu sellisele energia kehale väga hea basiilik. Et soovitan seda juua. Kas see tähendab seda, et sul on kodus ikkagi natuke nagu selline konksmoori elu, et siin ripuvad taimed ja seal ripuvad taimed ja siin on teed ja siin on igasugused potsikud ja siin on tinktuurid ja asjad ja... No sa tabasid nagu naelapea pihta, et mulle see asi meeldib. Mulle loodus meeldib, mulle maitsed meeldivad ja üldsegi, kui ma nüüd nagu tervikut võtan, siis kogu see meelte äppelmäng mulle meeldib. Ehk siis kõik meeled on mul kaasatud. Kui on mul tegemist siis kas taimedega, loodusega, siis ma avan kõik meeled. Kui nüüd praegu viiruste hooaeg on, siis mida sa soovitaksid juua süüa, et kiirelt terveks saada? Eks neid soovitusi on erinevaid, aga ma räägin võib-olla, mida ma ise teen. Võib-olla nii oleks kõige parem. Näiteks hommikuti minule väga meeldib juua sidrunivett. Sellepärast, et see on C-vitamiin, mida me kindlasti vajame ja mida me ise väga ei tooda enda kehaga. Ja mis on veel üks väga hea asi, kui sa tunned selline haiguste periood on ingver, küüslauk ja mesi. Tükeldad ingveri, värske küüslaugu ja paned vett ja võtad lusikatäie enne söömist. Aitäh, et sa seda õudust ei öelnud, mis on meil lapsepõlvest, kus tuleb seda sibulat meie sisse või suhku sisse lõigata. Seda ma ei ole kuulnud. Mina oma lapsele tegin. Ma tean, et on jah mingi küüslauk ja mesi. Ei, lapsele ma tegin sibularõngad, ma ei tea, kas ülpisid mees või mõned võib-olla tollal isegi suhkur ja siis andsid lusikaga ja muidugi pidi tervisele väga hea olema. Aga kuule, Kaja, ma mõtlen, sa oled maitsemeelte ekspert. Kas sa võid oma kogemuse pinnalt öelda endale sellise tiitli või on see nagu midagi, mida saab ka kusagil õppida? Tegelikult maitsemeeli saab arendada. Kõiki meeli saab arendada, absoluutselt kõiki. Saad lõhnameelt arendada, saad maitsemeelt arendada. Aga minu taust on siin see, et ma ikkagi 23 aastat töötasin ühes suures toiduainetööstuses ja just nimelt maitsestamise alal. Ehk siis puutusin kokku väga palju peakokkadega, kellega me siis maitsestasime toite. Ja
ja töötasime välja mingeid retsepte koos. Et minu jaoks on see üks ääretult põnev maailm ja teiseks ka eluliselt vajalik. aga sina siis äkki oskad vastata sellele, miks on nagu tehislik banaani maitse kokku lepitud, et ta peab olema selline või et noh, kui me sööme mingit maiustust või mingit jooki, mis on pirnimaitseline või arbuusi maitseline, siis ta tegelikult ei ole üldse ju banaani ega arbuusi ega pirni maitseline, aga me oleme kuskil nagu oma aju sagaras nagu kinnitanud, et banaani maitseline asi peab maitsema nii. Absoluutselt ja nii ongi. Tegelikult ka siin, kui me nüüd hakkame siin mingeid teste tegema, siis samamoodi, kui me oleme 2 erinevat maitset kokku, siis nad omavahel hakkavad sulanduma ja kuna aju ei ole harjunud seda koos sööma, siis tema genereerib selle 3. maitse. Puudoleva. See on ja või siis teeb ta sellistest maitsetest sama maitse, mis on meil juba ajus olemas, näiteks nagu värvidega. Väga hea näide, kui sa paned kokku rohelise ja kollase või see tähendab sinise ja kollase, siis sa saad rohelise värvi. Samamoodi maitsetega. Paned sa mingid teatud toorained kokku, saad sa 3. maitse, mis sul ajus hakkab nagu mõtlema, et ohoh, ta tuletab mulle meelde seda maitset. Ma hakkasin mõtlema selle peale, sest et mina taimetoitlasena, kes ei söö kala, eks ole. Ja olen vahel nagu mõelnud, et noh, ma nagu tunnen sellest puudust või noh, ega seda kala nagu järgi teha on päris keeruline. Aga sina kui spetsialist ütled tegelikult, ja ma olen näinud nüüd ka poes, on olemas tooted, mis justkui seda imiteerivad. Väga hea, sellepärast, et mina olen sellega oma töös väga palju kokku puutunud, kus minu poole on pöördunud veganid ja öelnud, et võt nemad tahavad lihamaitselist porgandit. Võt nemad tahavad mingit kala analoogi, eks ju. Jah, aga mis kokku saab panna, et nagu kala maitse saab? Ma saan aru, et on mingi vetikad ja asjad ja mingi noh, ja nii umbes läheb. Porgand, vetika ja suitsumaitselise sellise tekstuuriga väga hea, täitsa nagu kala tundub. Sa ütled, et maitsemeelt saab arendada. No, eks meil ongi ajas maitsemeel muutunud. No, aastate jooksul oleme õppinud sööma soolast ja magusat. Kas sina oled siis teinud teadliku otsuse, et ma tahan arendada, ma tahan, et mul hakkaks maitsema soola karamell seapekiga? Ma praegu ütlesin uupimist. Aga mõtlemiselt, jah. Kas sa saad teha otsuse, kes sa oled selle valdkonna spetsialist, et jaa, see kõlab põnevalt ja see maitse saab olema meeldiv oma psühholoogiliselt teid selle juba mõnusaks? Kindlasti saab seda teha, see on nüüd just selline, et ma psühholoogiliselt mõjutan ennast. Aga kas ma pean seda tegema? Jah, kas sa pead, ma küsingi? Mina arvan, et me ei pea seda enda jaoks tegema, kui see mulle ei meeldi, siis ma ütlen, see mulle ei meeldi ja see mulle ei sobi, ma ei hakka isegi kellegi pakkuma seda. Aga ma võin sellega katsetada, sellepärast, et noh, ütleme, kõik põnevad maitsed tegelikult ongi ju välja tulnud tänu sellele, et keegi on katsetanud. Kellegil on midagi läinud kuntsu, issand jumal magusa sisse, viskasin soolast. Kui hea soolakaramell tuli. Sa sööd ise ka midagi jaburat või? No sprati ja maasika. Päris nii hull ei ole, aga tegelikult minule see soolase magusa kooslus väga meeldib. Sellepärast mulle meeldib näiteks soolakaramelli jäätis. Ma lihtsalt mõtlen, et kõik suvehooaja alguses nüüd kõik need šašlõkki hakkavad tegema ja iga suvi tulevad välja. Ma ei tea, mis tohutute erinevate maitsetega. Soolakaramelli šašlõkki pole keegi veel teinud. Äkki on hea? Ei tea ju. Ma isegi ei teeks soolakaramelli šašlõkki, aga ma mõtleks mingi kastme sinna juurde. No Kajana, teeme siis väikeseid eksperimente siin ka. Jah, aga teeme väikse pausi jälle. Kus valdkonnas sa töötasid selles mõttes, kus sa neid maitseid? Mul tuli ka kohe mingid... Ma töötasin Paulit grupis, Saudamriies ja Koreka sektoris ja... Mida te seal maitsestasite? Maitsmeid? Maitsmeid. Maitseained maitsestasite ju midagi. Kaja koolitas peakokki. Mina koolitasin peakokkusid maitsestanud ja täna ma teen ka tegelikult enda kütkeruumis sellist maitsestamise koolitusi, ühiskohkamisi. Sest see tulebki sellest, et näiteks, kust meil see välja tuli. Peakokad teadsid väga hästi lihast kõikes, ma ei tea, köögivilja, no kõik toorainest väga hästi. Aga maitsestamine oli selline tekitas meil alati seda, et noh, kuna meil on vaja kogu aeg seda vahendust.
aga see, mida sa silmas pead praegu on see, et milliseid aineid omavahel miksida, eks ole. Mitte see, et kui palju kuhugi midagi panna. kuidas miksida ja, aga tegelikult. tegelikult. see on sinu põhiline see, mida sa õpetad, on ju. aga me saame rääkida, mida inimene võiks proovida. Star FM-i hommikuprogramm on teie soos, kell on 9:25. Meil on maitsemeelte koolitaja Kaja Tammsalu stuudios. Tere hommikust! Tere hommikust! Väike eksperiment. ja me oleme siin rääkinud erinevate maitsete kombinatsioonist ja mingid asjad omavahel võivad kokku anda hoopis kolmanda asja ja sa oled kaasa toonud ka selliseid erinevaid siis asju, mida siis võiks koos maitsta. Noh, minu ees on praegu siin, sul ka vist Pille, eks ole, on õun ja kurk ja sa ütled, et kui ma söön õuna ja kurki koos, siis peaks tulema midagi täitsa kolmandat välja. jah, aga tuttav maitse. Midagi kolmandat, aga tuttav ja neid peaks sööma koos korraga. Suu kinni, mille pärast suu kinni mäludes. Kui sa mälud toitu, siis tegelikult seal tulevad lõhnamolekulid ja lõhnamolekulid lähevad ninna ja ninast omakorda aiu, mis annavad tegelikult nüüd selle maitse. Ma ütleks, et kurk ja õun koos on lihtsalt päris mõnus salat. Ma jäin mõtlema, kas on arbuus või melon praegu suus. Minu arust see esimene moment, sekund, oli korra viskas seda arbuusi ja just nina juures siin, üleval kõrgel. jah, lõhna juures just. Et see maitselt võib-olla ei olegi nii palju, aga see esimene see siuke amps toob mingi siukse arbuusi lõhna küll, jah. Ja nüüd te tabasite jällegi naelapea pihta, sellepärast et 80% maitsest sõltub lõhnast. 80% ehk siis, kui teil on nina kinni, kui teil on mingi haigus, kus te nagu ei tunne nii hästi lõhnasid, siis te tunnete maitset hoopis teistmoodi. Ei pruugigi tunda, te tunnetegi ainult näiteks konkreetselt mingit happusust, magusust, aga seda kombinatsiooni, mis sealt tuleb, ei tule välja. Päeva, kui sa ikkagi oled maitsemeelte ekspert ja lähed nüüd restorani ja satud sinna taldrikule. See sant söök, siis nüüd saab. Hakkad pirtsutama või? Vot minu puhul on selline asi, et ma tegelikult austan väga üldse kopakunsti ja koppasid ja kõiki, kes midagigi väga oma kätega teevad. Ja alati me võime libastuda ja alati võib juhtuda midagi, mis konkreetselt näiteks mulle ei maitse. Sööd ära või? Küsid ketšupit? Ei, ketšupit ma ei küsi kunagi restoranis. Kuidas majoneesiga on? Soovitan teil ka mitte küsida. Kas sinu söögilaval ei ole selliseid primitiivseid asju nagu ketšup ja majonees? Muidugi, et on. Sellepärast, et mul on ometigi pere. Aga kus kohas? Ja neil on omad kohad. Ma tahangi sinna jõuda tegelikult, kui me maitsetest veel kord räägime, siis meil on 5 põhimaitset. Mis on 5 põhimaitset? Magus, hapu, Soolane. Soolane ja... Mis on 5? Lurr. See on... Mage. Lurr. See on umami. See on see, mis on umami, mida tegelikult ei oska keegi seletada, mis see on. Umami on, tähendab jaapani keeles hõrk ja tegelikult on tema nagu looduslik maitse tugevdaja. Ja seda on tomatis, parmesanis, noorilehtedes, sardiinides. Tegelikult seda on hästi paljudes toorainetes ja nüüd, kui sa ise mõtled selle peale, kui on tehtud mingi asi, kus on kasutatud palju kas parmesani või pandudki ketšupit või midagi, siis tema kohe avaldab meile seda, et ta tugevdab kõike maitseid. Miks nüüd süüaksegi ketšupit? Väga lihtne põhjus. No ja, aga lisaks sööme me silmadega ka, kas sul see, mis sa selle hakliasoostiga teed, mida iga pere tahab aeg-ajalt natukese süüa ja mis väga ilus välja näeb. Hakli ja maitsainet paned. Võib ka seda panna, miks mitte. Mis sa siis sinna sisse paned ka? No mina üldiselt maitsestan rohkem selliste ürtide pipra soolaga ja võib-olla isegi aeg-ajalt panen mõnda puljongi sellist kontsentraati nagu fondi. Mõnikord on see maitse tugevdamiseks. Aga nüüd, kui me räägime sellest silmadega söömisest, ma olen väga nõus. Kui sa lähed kuskile sööma ja sa näed, et seal on püreesupp
mis on siis hallikas, beežikas, lilla , siis sa nagu vaatad seda . et millest see tehtud on . ja see Ja. maitse võib olla suurepärane Ja. , sa ei võta seda elus . nii , pigem sinna juurde , kui lisada nüüd näiteks , ma ei tea , rukolat või mingisugust värsket paprikat , porgandit lihtsalt värskelt kiilutada peale , hoopis teine asi . sa sööd silmadega ja seda tuleb alati meeles pidada , et see värvikombinatsioon , kui sa taldrikule midagi paigutad , oleks siis nagu visuaalselt hea vaadata , sest esimene pilk on alati silmadega , siis on lõhn ja siis hakkab asja aga maitsema . kui sa kodus iseendale teed , ega siis ei ole mõtet ju ennast lollitada ja jamama hakata , siis sööd ikkagi selle veidra püreesupi ära ja ütled mehele ka , et kuri vaim . ära torra . no mina ikkagi ütlen , et muidugi võib seda teha , aga mulle meeldib ka silmadega süüa ja ma alati panen , kasvõi ma lõikan rohelist sibulat peale , mida iganes . ta tekitab muus juba sellise mõnusa tunde . et ma ei söö lihtsalt . teine nipp on see , nagu mina olen kodus välja koolitanud No. , minu mees ütleb silmad alati , kinni . et sööb pille ilus välja , ei näe , mis sa laulvad , aga maitseb kuradi hästi . ja kuni sa juba tead ette . aga kui sa ütlesid , et lõhn on tegelikult selline nagu teine taju , mida me söömisel kasutame või noh , väga oluline . aga rääkides sellest surströmmingust , mis on see rootslaste mädakala . kas siis , kui ma seda lõhna ei tunneks , ma oleks võimeline seda nagu sööma ? jah , et pane probleem nina on selles , kinni . okei , et probleem on selles , et kui see karbi avan tuleb see mäda mulle näkku onju ja siis ma tegelikult ei taha seda . absoluutselt , lõhn mõjutab kõige rohkem . no eks väga see hea , võib olla tegelikult nagu hea maitsega asi , aga lihtsalt ma ei taha seda , sest et see haiseb . absoluutselt , väga õige , siis peaks väga proovima . õige järeldus , jah . mina muidugi ei aga saa . teine asi on see , et meil on mingisugused asjad nagu öeldakse geneetiliselt ka , näiteks üks ürt , koriander . koriander , jah , ei ole inimest , kes ütleb , et ah , mulle maitseb ja ei maitse . tavaliselt on nii ja või ei . ei no mul on tutvusringkonnas inimesi , kes nad ei ole võimelised , isegi kui on väike tükikene koriandrit toidus , sest nad saavad sellest aru , võib-olla mina ei saa , aga nemad saavad . ja miks , sest nad tunnevad seebi maitset konkreetselt , neil on geneetiliselt see sees . aju on see , ajus siin geneetiliselt on neil selline . kas mõni asi on veel selline , mis võib olla ? no näiteks , mida võivad inimesed , mida ei tunne , võivad mitte tunda , on kibe . on nihukesed , kellel on nagu selline noh , pimedust kibeduse suhtes , et ta nagu ei tunneta seda , ta ei saa aru . kui tore oleks , kui oleks pimedus igasuguse kibeduse . Miks? ka nagu vaimselt . aga samas on ta ohtlik , sellepärast et kibedus näitab meile alati Mürk. ära , kas just . no näiteks Ja siis see saab ka minu arust kui sa lähed metsa , vaata see Ja, ja. tihtipeale ju maitsed , et kas noh , kõlbab või ei kõlba onju , kui sa seda ei tunne , siis ja laul ütleb ka , et viin on kibe , kibe või muidu saaks joosik , eks no ole . täpselt , sa ju , kui seda jooks nii palju . Kaja , väga põnev on sinuga rääkida , ma saan aru , et kui inimesed tahavad , tegelikult nad saavad sinu juurde tulla küll . ja , ja muidugi , sa elad väga kütkestava nimega külas ja ja me leiame su vist läbi kütke . Kütke külas ja seal on üks tore kütkeruum , kuhu me siis kutsumegi inimesi kohtuma . ehk siis seal me saame neile pakkuda igasuguseid põnevaid meelte avaldamise kogemusi . kas see on siis käeline tegevus , keraamika . muidugi need keraamikatopsid on ka sinu enda tehtud , mis Jaa, sa täna teed ja just. on väga ilusad . et kütkekeraamika või siis me tegeleme hoopis maitsemeelte maagiaga ehk räägimegi maitsestamisest , räägime üldse , kuidas me tajume maitseid äge . pikemalt . aitäh sulle , Kaja . ja Aitäh, meie väga tahame ju nüüd 500 eurot Aitäh. ära anda . Jaa, me hakkame sünnipäeva ainult mängima. meeled on Jaa. raha vaja . aitäh . juhu tehtud . aitäh . teeme pildi ka . jaa . ma pean tunnistama mul läheb kell